tere sulle, kes sa oled taas tulnud vaatama minu videot. Mul on väga hea meel olla jälle üle pika aja kaamera ees ja tuua teieni siis järgmine siuke miniseiklus. Asume hetkel sellises kohas nagu Kalasmaa telkimisala ja täna on meil plaanis taaskord midagi erilist, midagi uut. Kuna hetkel oleme graafikuga veits nihkes, plaanisin olla siin juba 10 paiku hommikul, aga kell on saanud märkamatult juba pool 1, mis tähendab seda, et me peame hakkama endale ruttu leidma ööbimisaseme. Teeme selle valmis. Võtsin taaskord kaasa tarpi, mitte telgi, et ehitame ise varjualuse ja vaatame natuke ringi ja seejärel siis räägin täpselt, mis meil täna plaanis on. Nii et olge minuga. Ma tahaks leida sellise privaatse koha, et kui keegi peaks meiega liituma, siis et ma ei segaks neid ja nad ei segaks ka mind. Ehitamegi kuhugi oma varjualuse natukene metsa sisse, mitte väga palju, aga niimoodi, et me oleme veits sellest alast nagu eemal ja katsume leida endale sobiva koha. Nagu mainisin, täna siis teeme tarpiga varjualuse endale. Ja praegune plaan on see, et tõmbame nööriga siit kinni, teise nurga paneme sealt kinni, tõmbame katuse, tõmbame siia kinni ja teeme siukse avatud varjualuse seekord. Ma pole hakanud eelmine kord nöör ära võtma, kui ma tarpi kasutasin. Et nüüd on hea, et nöörid on küljes ja alati, kui on vaja tarp ruttu üles saada, siis ei pea hakkama nööri lõikama ja otsima, vaid nöörid on kohe olemas. No, enam-vähem midagi sellist ta võiks olla. Ma pean ta ainult natuke üle pingutama ja mõned vaiad juurde panema, aga muidu on täitsa tipp-top. No minu arust on küll täitsa hubane ja vinge. Ja tundub, et meil on sõpru ka juba. Tere! Tule sa ära. Oh. Oi, be free! Ma arvan, enne kui oma plaanidega edasi lähme vaatame korra mere äärde. See on siit 100 meetri kaugusel umbes. Täna on väga metsikud lained.
päris hea vaade, pole midagi öelda. Kuna käes on septembri lõpp ja ilmad on läinud jälle jahedaks, siis täna me kasutame jälle tallist Snoopbacki magamiskotti. Paneme madratsi alla ja ega muud ei olegi. Mingi aeg peaks ostma midagi kompaktsemat, sest see on ikka päris siuke suur jurakas ja seda on üsna keeruline kaasas kanda, aga ta on soe. Nii, ma arvan, et on õige aeg rääkida, mis meil siis täna plaanis on. Täna me teeme midagi, mida ma pole varem niimoodi oma pead nagu teinud. Ma võtsin kaasa endale ühe lisavarustuse, mida me hakkaks täna proovima ja selleks on siis kaheosaline ritt koos rulliga ja mõtlesin, et kuna siin lähedal on üks pisikene järvekene, siis läheks prooviks ritva, vaatame, mismoodi ta töötab. Kui väga hästi läheb, võib-olla saame ka mingi kalakese. See järv muidugi, kuhu me plaanime minna, on Kooru järv ja ta on väga-väga madal veekogu. Suure tõenäosusega me kala sealt ei saa, aga eesmärk täna ei olegi niivõrd saada seda kala, kui siis proovida just seda ritva. Ja spinninguga olen ma püüdnud elus ainult ühe korra, selle samaga, kui ma käisin seda ühe jõe peal katsetamas ja rohkem ei olegi seda viisi kalapüügiga tegelenud. Et minu jaoks on see uus kogemus. Kindlasti keegi mõtleb, et sa oled saarlane, mis mõttes sa pole varem kala püüdnud? No ei ole. Ja see ongi siis tänase päeva eesmärk. Järv asub siit umbes 2 kilomeetri kaugusel, kui mööda teed minna. Muidugi saaks ka autoga minna, aga kes siis autoga metsas liigub? Ikka jala lähme. Ritvast veel nii palju, et selle ritva test on 3–15 grammi ja ta on üsna peenikene ja ta on üsna õrn. Et sellega tuleb väga ettevaatlik olla, et ta katki ei lähe. Samuti ma olen kogunud mõned landid, mida saame proovida. Mõtlen ausalt, mul pole õrna aimu, mis lante millal kasutada. Ma olen suht ohmu selle koha pealt, et see on siuke ujuv lant, mis põhja ei vaju. Mul on siuke väike landikene, siis on siuke suurem võnkuv lant. Et mul siin üht-teist on, mida me saame järgi proovida. Ma hakkasin just teel asuma ja siis ma nägin siit metsa seest mingit huvitavat asja. Väga huvitav. Siit nagu läheks mingi kaevik, mingi vana. Ma ei tea, kas see on mingi sõjaline rajatis või mitte, aga meie lähme liigume edasi. Õng on meil kaasas ja lähme vaatame, missugune see järv üldse seal on. Äkki on üldse ära kuivanud. See oleks küll naljakas. Ilm on läinud väga ilusaks, et hommikul tuli jah päris korralikult veel vihma. Holy shit! Neid oli mingi 4-5 tükki, kes praegu mööda jooksid. See ehmatas, nad olid päris lähedal. Sealt me tulime ja sinna läheb mingi rada. Tegelikult sinna poole jääb ka järv ja ma arvan, me mööda seda rada nüüd lähemegi. Võtame enda asjad ja läheme metsa sisse. Need sinised tähised, mis puude peale jäetakse, need tähistavad siis kas või mingit matkarada või midagi, mida siis RMK nagu haldab. Mu selja taga näetegi Kooru järve.
ainus probleem on nüüd see, et ma ei tea, kust kohast me ligi pääseme sellele, et siit me küll ligi ei saa praegu. Lähme vaatame ringi veel. Vesi on nii kõrge, et me ei pääse korralikult ligi. Ma olen kõndinud, ma arvan, circa juba 2 kilomeetrit ümber järve, et leida mingi normaalne kallas, kust pealt saaks siis lanti visata. Siiamaani ei ole õnnestunud leida, aga ärme veel alla anna. Läheme otsime natuke veel. 3 hours later. Mul on tunne, et me ei pääsegi sellele järvele kuiva jalaga kala püüdma, sest lihtsalt pole kallast. Ma natukene muidugi vaatan veel ringi, aga pigem vist mitte. Tundub, et kalda pealt meil ikkagi ei õnnestu. Et oleks kalamehe saapad. Kui ma praegu nende saabastega sisse lähen, siis mul on praegu jalad märjad. Ma arvan, et sellele järvele me peame alla vanduma. Kahju. Ma olen mitu tundi seiklenud siin. Ma lootsin, et ikkagi kuidagi saab, aga tundub, et ei saa. Oh jah. Praegu on nii. Ma arvan, et hommikul äkki ärkame varem üles ja lähme otsime mingisuguse teise jõe, teise veekogu, teise järve ja teeme ikkagi oma kalapüügi ka ära. See selles videos ikka tegemata ei jääks, aga hetkel me peame hakkama tagasi minema. Kell on saanud umbes 4:30. Me oleme mitu tundi seiklenud siin järve ümber ja oleme kaotanud väärtuslikku aega, nii et on aeg hakata tagasi minema. Ma olen tegelikult väga pettunud, et meil see kalapüük praegu välja ei tulnud. Me kõndisime mitu tundi ümber järve, ma ei tea, mitu kilomeetrit ma maha kõndisin juba. Aga kahjuks ei õnnestunud, jah, mis teha. Edasi otsida ei olnud enam mõistlik. Seda oli näha, et kusagilt mingit kohta ei leia ka. Sellel järvel ei ole lihtsalt niisugust kallast, kus pealt saaks püüda. Aga homme hommikul lähme plaanitust natuke varem välja ja lähme otsime ikkagi mingi jõekese ja lähme ikka proovime seda ritva ja lanti ja asju ka. Et ma arvan, need võib autosse ära panna. Kuna kell on saanud vahepeal 5:30, siis ma arvan, et on paras aeg hakata endale õhtusööki valmistama. Tänaseks ma võtsin oma lakkliha, minilavasse, riivjuustu ja natuke maitseaineid. Ja ma arvan, et teeme endale siuksed väiksed hakklihataskud, kastega muidugi. Ja proovime ikkagi nautida seda õhtut nii palju, kui veel nautida annab.
Mis võib olla selle video õppetund, on siis see, et alati ei pruugi elus asjad minna nii, nagu sa soovid või sa tahad ja sinna ei ole mitte midagi parata. Aga vaatamata sellele, et asjad ei lähe nii, nagu tahad, tuleb vaadata asja positiivselt ja minna oma eluga edasi ja mõelda välja plaan B. Ja meie plaan B ongi see, et teeme endale süüa, tunneme elust rõõmu ja homme läheme uuesti kalale ja naudime seda aega, mis meile antud on. Siuke mõnus väike taco. See oli väga hea. Tundub, et vihmavesi ikkagi tungib sisse, kui vihma peaks tulema, nii et pingutame ikkagi natukene veel üle, et proovime täna söö ikkagi kuivalt üle elada. Kell on saanud natukene 7 läbi ja nagu te näete, siis läheb juba hämaraks. Tähendab seda, et teeme ühe sooja söögi. Kui me ära sööme, siis teemegi magamisaseme teeme valmis ja jääme ööd ootama.
naine tegi küpsiseid kaasa. Jah, täna küll kalapüük välja tulnud, aga mis meil tegelikult häda on? Raadio mängib, lõke küdeb, küpsised ja soe kohv ja rohkem polegi vaja. On läinud juba päris pimedaks, mis tähendab seda, et varsti on aeg pikali visata. Joome enda kohvi ära ja siis liigume pikali ja siis hommikul tegutseme edasi. No ma ei tea, tundub päris ubane. Õhtud lähevad päris varakult pimedaks juba. Praegu on siuke septembri lõpp ja varsti on jõulud ja varsti on jaanipäev jälle ja nii see asi käib. Peaasi, et vihma väga ei tule. Muidu on tibents-toments kõik. Nii, kella on saanud umbes 9 ja ma arvan, et ongi aeg magama heita, et saaksime hommikul vara tegutsema hakata. Nii et olge mõnusad ja näeme hommikul. Davai, tšau! Tere hommikust! Kell on saanud märkamatult 5:30 ja ma olin ära unustanud, et aeg on ju selline, et 5:30 enam valge ei ole. See tähendab seda, et ümberringi on veel kott pime, aga üritame ikkagi kuidagi jalad alla saada ja üritame hakata tegutsema. Mitte midagi pole näha. Täiesti kott pime. Aga öö läks hästi selles mõttes, et magasin üsna normaalselt. Muidugi mõned korrad olid, kui sa üles ärkasid, aga selles mõttes ma ei saa öelda, et uni oli nagu halb. Uni oli täitsa okei. Nii et võime hakata tegutsema küll. Külm ei olnud absoluutselt. Vahepeal ma isegi tegin selle magamiskoti luku natuke lahti, kuna vahepeal hakkas isegi täitsa palav juba. Nii et tundub, et magamiskott ka ikkagi toimib.
panin asjad kokku, viskasin need autosse ja vahepeal pole üldse nagu valgemaks läinud. Samamoodi pime nagu enne. Et ma arvan, et meil ei ole mõtet siin praegu istuma jääda, vaid paneme asjad kokku ja liigume edasi kalastuspüügi kohta. Vaatame üle, et me midagi siia magamisaseme juurde maha ei jäta. Aha, näe. Kõik sodid võtame kaasa, ei jäta siia midagi. Aga ma arvan, et muidu on okei. Et võime vist liikuma hakata. Lähme aga peale. See lant väga ei toimi. Pole siiamaani ühtegi näkkanud. Jah, seekord meil kalaõnne ei olnud. Ma arvan, mul oli lihtsalt vale landisüsteem. Mul oli siuke pinnapealne lant rohkem ja see nagu ei võtnud absoluutselt. Samas teine kalamees kasutas siukest silikoon lanti koos tinaga ja see tõmbas niimoodi ahveneid välja, et vähe ei ole. Peab proovima ja katsetama ja ehk teinekord peab rohkem. Nii, ma loodan, et sulle meeldis see video. Kui sulle meeldis, viska like ja mis seal ikka. Näeme siis järgmises videos. Davai, tšau! Daisy, Daisy, give me your answer too. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage, I can't afford a carriage, but you look sweet upon the seat of a bicycle built for two.